Hei, Siim siin vaatame 10 murde arvutelje peal. Üritame siis neid seal peal võrrelda. Teen seda ülesande näitel. Nii, nüüd me kaks arvu, meil on 83,21 ja 83,7. Nii, siin ole nüüd tähelepanek, siin võib olla eksimist. Sellepärast, et ilmselgelt vaata 83, kui me võrdleme 80, teeme teist värvi, 83 võrdleme 83-ga, see on sama suured, ühesõnaga meil jääb võrrelda ainult see 21 siin ja teiselt poolt siis 7. Ja esmapilgul võib tunduda, et 21 on suurem kui 7 ja võiks ju kirjutada välja, et 83,21 on suurem kui 83,7. Nii, aga teeme igaks juhuks läbi ka arvutelje peal, vaatame, mis vastuse me seal saame. Nii, võtsime arvutelje, paneme kirja siis kuskile 83, 83,0, 83,1, 83,2, 83,3, 83,4, me kirjutame nüüd võimalikult kiiresti ära siia, nüüd natuke edasi kerida, 3,6, 83,7, 83,8 ja 83,9 ja 84. Vaatame rohkem ega kirjutama, kuna need arvud jäävad kindlasti, mida me otsime, jäävad selle vahele. Nii, ja võtame selle esimese arvu näiteks, mis meil oli siin. 83 on siin, 83,21. Meil on siin 83,9, aga meil ei lähe 21 nimel. Mingi jama siin. Okei, me üritame selle teise arvu keelt leida, see tundub olevat lihtsam, et mingi 21 on päris segane. 83,7. Meil on olemas siin 83,7. Jep, siin ta ongi. Ehk siis selles punktis on 83,7. Nii, aga kui me nüüd tahame üles leida 83,21, siis ma ei tea, me peame natuke pead kratsima, kus kohas ta siin arvutelje peal on. 9, kas see oleks siis 10, 11, 12, sest peaks siinpool olema. Ei saa olla. Siin ongi selline ohukoht, et sa ei saa võrrelda otseselt nagu neid arve, mis siin tagakirjas on. Sa võid võrdlema sama palju arvu kohtadega arve. Ehk siis näiteks, kui meil siin on praegu 21, siis et see oleks võrreldav selle teise arvuga nii otseselt, siis selguse mõttes oleks mõtet kirjutada siia taha 70. 1 0 juurde. Teen see kuidagi parema. 70. Sest nüüd me saame võrrelda 21 ja 70, sest siin on sajandikud ja siin on kümnendikud ja me ei saa neid otseselt võrrelda. Ehk siis meil oli, siin olid, ütlesin, ühel pool oli sajandikud, ehk siis 0, ehk meil oli 21 korda oli sajandikke, 0, see on sajandikud. Ja teisel puhul oli meil 7 korda kümnendikku. Oips, see tuleb 1 kirjutada. Ja see võrdub siis 0,21 ja see võrdub 0,7. Ja tegelikult, kui sa nüüd neid kahte arvu võrdled, siis sa saad aru, et see 21 on 70-st siin vasakul pool. Ja võtame kollase värvi ja otsime üles, kus on 2. Põhimõtteliselt me võime vaadata neid kümnendikkohti kõigepealt. Et neid me saame üsna adekvaatselt võrrelda. Ja kui me kümnendiku kohta vaatame, see on 2 ainult, see tähendab, et see on siin, aga see ei ole siin, sest see on natuke veel. Eks ma panen siia, kui me selle 10 jagaksime selle osa siin, siis me saaksime täpselt teada, kus see on. Aga ma panen enam-vähem umbes, ma ei hakka seda nüüd tegema, et see mul ei ole nii oluline. Et selle kriipsu alla, mis ma siia tegin, jääb arv 80 suuremalt 83,21. Ehk siis see, mis me alguses siia kirjutasime, mis tundus olevat nii loogiline ja lihtne, et 21 on suurem kui 7. Ja siiski ei ole päris niimoodi, sest sa praegu, seal tuleb võrrelda kümnendkohti kümnendkohtadega, sajandikkohtadega, nagu siin on. Et võtsime lihtsalt 0,2 kümnendikkohad, siis 2 on siin kümnendikkoht ja 7 on kümnendikkoht, siis võrdleme neid. Ehk siis
7 on siin ja 2 on siin alles ja nüüd 2 veel natuke juurde on seal. Ehk siis me tegelikult lõppkokkuvõttes siin, mis me saame, on see, et 83,21 on väiksem, pisem kui 83,7. Ma kirjutan nulliga see 70, siis on selge. See arvutus sai tehtud, ole tubli, iseenesest meil ei olnud arvutelge vaja teha, aga et segadusest üle saada, siis see arvutelg pani meid mõtlema. Ole tubli!